Tere kõigile. Ma panin selle ettekande pealkirjaks, kas peaksin ameti maha panema. Mitte nii väga selleks, et pinget kruvida, vaid sellepärast, et ma arvan, et see on küsimus, millega paljud tervishoiutöötajad ühel või teisel hetkel rinda pistavad. Ja ma tahaksin natukene aidata sellele küsimusele vastata. Aga paratamatult selleks, et vastata sellele küsimusele teie eest, pean ma kõigepealt vastama sellele küsimusele ise. Aga enne, kui ma saan siin teiega koos lahata seda küsimus, kas ma peaksin oma ametist loobuma, oleks mul mõistlik korra rääkida, millega ma üldse tegelen. Ma olen haigla tugiteenistuse juhataja. Üks minu vastutusvaldkondadest on kvaliteedijuhtimine. Ja otse loomulikult, kui sinu vastutusvaldkonnas on kvaliteedijuhtimine, mida su ülemus arvab, et sa teed? No ikka oled siin, et teiste lõbu ära rikkuda. Pead vaatama, et kõik süsteemid oleksid joones ja ei oleks liigset lustimist. Kui küsida keskmiselt arstilt, mida teeb nende haigla tugijuht, siis ma arvan, et nad ütlevad sulle, et lihtsalt istub kusagil mugavas kontoritoolis ja määrib pabereid päevad otsa. Mis on ainult pooleldi tõsi. Kui küsida riigi käest, siis ütleks, et paremat sõpra olla ei saakski. Lihtsalt võtta seaduseid vastu ja küll kvaliteedijuht vaatab, kuidas neid rakendada. Minu enda arvates kannan ma kogu haigla raskust enda turjal igapäevaselt. Aga kui te peaksite minu abikaasa poole pöörduma ja küsida, et kuule, mis su mees teeb, siis te puudutate sellega väga valusat kohta, sest et tema ei ole viimased 4 aastat saanud minu käest arusaadavat vastust, mida oleks võimalik edasi anda oma sõpradele ja perele. Ja mida ma päriselt teen? No ma arvan, et ma teen sama asja, mida teevad kõik teised tervishoiujuhid. Ma täidan tööaja tabelit Virosoftis hommikul söögiks ja õhtusöögiks. Aga nüüd tõsiselt rääkides. Ma olen kestliku arenguteenistuse juhataja regionaalhaiglas. Selle keerulise nime taga peitub tegelikult lihtne eesmärk ehitada kestlikult arenevat organisatsiooni, mis pidevalt õppides loob uut väärtust. Aga selle ilusa eesmärgi taga peitub väga palju selliseid asju, mida igasuguse ilustamiseta võiks kutsuda nüriks nuputamiseks. Ja see tähendab seda, et päevad otsa ma tegelikult teen sellised ülesanded, mis nõuavad minult silmad krõllis ekraani passimist või kusagil koosolekuruumis istumist, millest väga vähe on seotud sellega, milleks ma tegelikult ülikooli läksin, mis oli selleks, et arstiks õppida. Nii et miks ma seda teen? Kas sellepärast, et ei peaks valvama, ei peaks patsientidega suhtlema, sest ega me kõik teame, see ei ole nii lihtne, kui see paistab, või et ei peaks graafiku järgi töötama. Lihtne vastus on, et ma teen neid asju, sest mulle meeldib enamasti. Aga see ei ole alati niimoodi olnud ja ma väidan, et alati see ei pea ka niimoodi olema. Kui teadurid on uurinud, mis on need põhjused, miks mõned inimesed on väga pühendunud oma tööle ja ei taha lahkuda, siis nad on leidnud, et siin on 2 asja. Nad saavad igal tööpäeval kasutada oma tugevusi, mis teisipidi öelduna on see, et nad saavad teha neid asju, mis neile meeldivad. Sellepärast, et reeglina meil ikkagi meeldivad need asjad, milles me oleme tugevad ja milles me oleme head. Ja teine on see, et nad tulevad iga päev hea meelega tööle. Ja ma alustaksin esimesest. Kui te nüüd muretsete tappi, kas ma tõesti pean nüüd päevast päeva tegema ainult need asju, mis mulle meeldivad, siis ma võtan kohe selle pinge maha. Uuringud on näidanud, et te peate 20% oma ajast tegema neid asju, mis teile väga meeldivad. Majo kliinikus leiti, et need töötajad, kes vähemalt 20% oma ajast teevad neid asju, mis neile väga meeldivad, on rohkem tööga rahul, põlevad vähem läbi. Küll aga 20% ei tähenda 1 päev nädalas. 20% tähendab iga päev natukene. See püsiv rütm loeb. Ja kui teie tajute, et teie töös praegu niimoodi ei ole, siis olge mureta, ma annan teile paar näpunäidet, kuidas sinna jõuda. Alustades ühest lihtsast harjutusest, mida ma olen päris mitmes meeskonnas teinud. Võtke üks märkmik või paberileht ja looge sinna 2 veeru. Kui te ei pea seda praegu tegema, saate seda kodus ka teha. Ja pange 1 veeru pealkirjaks väga meeldib ja teise veeru pealkirjaks üldse ei meeldi. Ja jälgige oma tööd paari nädala jooksul ning täitke need veerud. Kui mingi ülesanne teile väga meeldib, pange kirja. Kui mingi ülesanne üldse ei meeldi, pange kirja. Need ülesannad, mis meile väga meeldivad, need iseloomustab see, et me kipume kaotama ajataju. Meid on väga raske ära tõmmata nende ülesannete juurest ja me võib-olla isegi oleme vabatahtlikult kandideerimas nendele ülesannetele.
need, mis meile üldse ei meeldi, sellised ülesanded, kui sa hakkad seda tegema, siis aeg hakkab venima nagu tatt, sa ei jõua ära oodata seda pausi ja üldiselt siin peab ikkagi sundima nende ülesannete peale. Kui te olete natukene aega oma tööd niimoodi jälginud, te saate väga huvitava nimekirja. Aga ühe inimese nimekiri ei näe välja samasugune nagu teise inimese nimekiri, mis tõttu on väga hea seda nimekirja meeskonnana arutada. Kas on äkki mingid asjad, mis sulle väga meeldivad, mis teistele inimestele üldse ei meeldi? Ja kas on äkki mingisugused asjad, mis sulle üldse ei meeldi, mis teistele inimestele väga meeldivad? Kui ma esimest korda seda harjutust tegin oma meeskonnas, ma olin skeptiline, kas tõesti võib olla sellist asja. Ja ma taipasin meie vestluse peale, et tõepoolest ülesandeid on võimalik ümber jagada. Ma annan vaid ühe näite. Mulle ei meeldi igasuguste toredate meeskonnaürituste korraldamine. Ma lihtsalt ei ole väga tore ega lõbus inimene. Aga minu meeskonnas on väga palju toredaid ja lõbusaid inimesi, kellest mõned lausa naudivad seda, et teha mingisugune tiimiüritus. Nii et kõik selle ma delegeerisin kohe rõõmuga neile. Küll aga selle harjutuse käigus leiab ka neid ülesandeid, mis mitte kellelegi ei meeldi, aga mida sellegipoolest peab tegema. Ja selle puhul võib olla lahendus see, et äkki neid saab kuidagi automeerida, äkki neid saab kuidagi teistmoodi teha või kui tõesti ei saa, siis tegelikult abi on ka selle tunnistamisest, et tead, mingi osa meie tööst lihtsalt on nõme. Ja siis meil tekkis isegi tore arutelu selle üle, et mida siis teha selles olukorras, kuidas ventileerida selles olukorras, kui mingid ülesanded on lihtsalt nõmedad. Ja kolmas õppetund sellest harjutusest on see, et tuleb ka teadlikult oma aega suunata, et teha rohkem neid asju, mis sulle on hingelähedased. Üks nendest asjadest, mis mulle väga meeldib, on koolitamine. Aga ma saan seda üsna vähe teha või vähemasti ma sain. Ja põhjus on lihtne, see võtab aega. Ettevalmistus võtab aega, läbiviimine võtab aega, koolitusvõimalusi ei ole võib-olla väga palju. Nii et me korraldasime oma meeskonna tööd ümber natukene. Selle asemel, et iga nädal saada tunniks ajaks kokku ja vaadata peale, no nii, mis ülesanded sina teed, mis ülesanded sina teed, mis ülesanded sina teed. Meil on iga nädal 1 tund, et 11 koolitada. Ja see on aidanud tegelikult oluliselt rohkem minul teha hingelähedasi asju ja samal ajal ka toetanud, ma arvan, meeskonna kasvamist ja meeskonna õppimist. Aga see ei ole ainult juhi privileeg, et me kipume arvama, et tead, mida madalamal sa oled, seda vähem sa saad oma tööd ümber kujundada. Aga kui on uuritud, siis on leitud, et kusagil 3/4 töötajatest tegelikult saavad oma tööd ümber kujundada, aga ainult 18% teevad seda päriselt. Ja kui me vaatame peale õdedele, siis tegelikult õdede olukord on suhteliselt sarnane. Ja kusagil 3/4 õdedest leiab, et nad saavad oma tööd kohandada, nad saavad oma tööd muuta. Aga mis me teeme siis selles olukorras, kus me ei saa? Või kus me tunneme, et me äkki oleme oma töökohast natukene välja kasvanud. No jumal tänatud, on olemas juhid. Kelle huvi see siis veel on, et meil oleksid pühendunud töötajad, kes ei taha töölt ära minna, kui juhi. Aga ma arvan, et paljud juhid ei teadvusta endale, et neil on ka väga suur roll selle pühendumuse kujundamisel. Selle nimel, et su töötajad oleksid pühendunud, sa juhid eesmärke, sa juhid arengut nende eesmärkide suunas, aga sa juhid ka karjääri. Ja karjääri juhtimises me juba vaikselt oleme teinud edasiminekuid, paljud meist teist teevad arenguvestluseid. Mida mina soovitaks teile teha on see, et ärge jääge arenguvestluste juurde pidama. Tehke ka karjäärivestlus. Karjäärivestlus vaatab inimese karjääri pikemal teljel. Ta üritab aru saada 3 vestluse kaudu, kust see inimene tuleb, kuhu ta jõuda tahab ja paneb paika ka plaani, kuidas pikemas perspektiivis sinna jõuda. Ja kõige huvitavam ja kõige väärtuslikum nendest vestlustest on esimene, kus me üritame aru saada, kes on see inimene sinu ees, kust ta tuleb, mida ta väärtustab. See on väga lihtne vestlus, see koosneb ainult 1 küsimusest. Alustades lasteaiast, räägi mulle oma elust. Ja see paneb alati jahmatama intervjueeritavat. Aga minu kogemuses ei ole tähenduslikumaid vestlusi juhi karjääris olnud kui need vestlused. Ja kõik tegelikult avanevad ja räägivad. Ja miks see küsimus selline on? No sellepärast, et kui ma hakkaksin teie käest küsima, et kuule, mis sa töö juures väärtustad päriselt? Sul on tendents mõelda ainult sellele, mida sa praegu teed, või mõelda sellele, mida mina tahan kuulda. Kui me hakkame rääkima sinu elust, miks sa oled teinud valikuid, mis sa oled teinud, siis seal tegelikult hakkab ilmnema, mis on päriselt see, mis sind tiksuma paneb. Ja selle vestluse põhjal tuleb teha palju märkmeid ja tuleb luua siuke asi nagu väärtuste kaart. Mis on need asjad, mis teevad selle inimese selliseks, nagu ta on? Näiteks võid panna kirja, et minu meelest
sina väärtustad väga loomingulisust. Selle põhjal, et kui sa koolis käisid, siis kõnetasid sind enam loomingulised ained ja pärast kooli võtsid sa vaheaasta töötada disainibüroos. Kui sa oled selle väärtuste kaardi paika saanud, siis on hea rääkida, mis on sinu pikaajaline unistus, mis on sinu karjäär ideaalis, kuhu sa tahad jõuda päriselt. Ja sa võid selle käigus jõuda üllatatavasse kohtadesse. Ma olen ka jõudnud selle vestluse käigus näiteks aru saama, et on inimesi, kes on väga rahul, kus nad on ja see on okei. Aga on ka neid, kes ütlevad ära näiteks, et nemad tahavad, et neil oleks kunagi oma ettevõte. Okei, kui see on sinu soov, siis paneme paika plaani, kuidas sa sinna jõuda tahaksid või saaksid. Näiteks me tahame anda sulle täiendavaid juhtimiskogemusi projektide kaudu, me saame laiendada sinu võrgustikku, me saame saata sind koolitustele, et õppida neid asju, mida sa vajad oma ideaalseks karjääriks. Aga võib tekkida küsimus, et miks me juhina seda teeme? Et meie ometigi tahame, et meil oleksid pühendunud töötajad pikaks ajaks. Miks me tahame aidata neil kasvada välja oma ametikohas, kasvada võib-olla välja oma organisatsioonis, sest peaaegu eranditult see tee viib välja organisatsioonist. Ja põhjus on lihtne. Nad kasvavad üles niikuinii. Ja nüüd on küsimus, kas sa tahad olla suunav osa sellest kasvust või sa tahad olla pimendatud sellele. Kui keegi soovib juhiks saada, kas poleks parem leida talle see võimalus teie organisatsioonis, selmet loota igavesti ustavale alluvale? Ja kui tema siht paratamatult viibki teda mujale, siis võite kindlad olla, et kui te võtate tema jaoks aega, te näitate tema vastu üles hoolivust, siis ta on vägagi motiveeritud, et suur osa sellest teekonnast oleks sinu juures. Nii et nii palju siis sellest, kuidas igapäevaselt oma tugevusi kasutada. Räägime natukene ka sellest, kas me igapäevaselt tuleme hea meelega tööle. Ja nagu ka eelnevate ettekannete jooksul natukene nägi, ei ole see meditsiini valdkonnas alati tõene väide ja ka õendusvaldkonnas on muret tekitavad statistikat. Ehk siis läbipõlemine globaalsetes uuringutes on kusagil keskmiselt 30% õdede seas. COVID-perioodil oli isegi üks hetk, kus 66% küsitletud intensiivravi õdedes kaalus lahkumist. Ja meie enda regionaalhaigla EMO õdede seas tehtud uuring näitas, et kusagil pooltel neist on läbipõlemise tunnused. See on muret tekitav, aga see ei tähenda, et neile ei meeldiks nende töö. Tegelikult, kui me oleme küsitlenud regionaalhaigla töötajad, siis nad ütlevad just nimelt õed, et kusagil 80% tegelikult meeldib nende töö. Ja see on mõnes mõttes kõige kurvem olukord, kus sul tegelikult väga meeldib sinu töö, aga sa ei jaksa enam tööl käia. Ja see meenutab mulle ühte lugu ühest naisest nimega Maarja. Ja kui mina Maarjaga kokku sain, siis ta rääkis mulle õhinal kõigest sellest, mis talle töö juures väga meeldis. Ta ütles mulle, kui õnnelik ta oli sel ühel päeval, kui ta sai lõpuks ometi ravida diabeetilist ketoatsidoosi. Ja niipea kui Maarja seda ütles, ma sain aru, mina ja Maarja ja need asjad, mis meile meeldivad, need ei ole samad. Minu kaotus meditsiinil ei ole väga suur, aga Maarja koht on meditsiinis. Ta peaks töötama arstina. Ja see oli natukene kurb, sellepärast, et Maarja rääkis mulle seda kõike lahkumisintervjuu kirjutamise käigus. Ta väga tõsiselt kaalus meditsiinist lahkumist. Ja miks ta kaalus meditsiinist lahkumist? Ta ei talunud oma töökeskkonda. Näiteks rääkis ta mulle oma osakonna juhatajast, kes avalikult ütles välja, et ta on rassist ja nimetas inimelusid rämpsuks. Aga see oli vaid üks näide. See asi, mis Maarjat kriipis, mis pani teda kaaluma ametis loobumist, ma kutsusin toona toksilisuseks. Toksilisus ei ole mõiste, mida mina ise olen välja mõelnud. Seda on tegelikult juhtimisalades teaduskirjanduses uuritud aastakümneid. Ja on leitud, et toksiline töökeskkond mõjutab ühe inimese otsust lahkuda 10 korda rohkem kui rahulolematus palgaga. Aga põhjus, miks ma võib-olla täna ei räägi nii palju toksilisusest, on sellepärast, et see sõna jätab natukene vale mulje. Mis asi see tegelikult on? Kui me mõtleme sõnale toksiline, siis me mõtleme mingisugustele kindlatele, reljeefsetele isikutele, kes käituvad nii ebameeldivalt, et teevad kõigi elu põrguks. Ja tõepoolest sellised isikuid on. Neid on ka meditsiinis. Ma arvan, Maarja osakonna juhataja oli üks nendest inimestest. Aga tegelikult see, mida tajutakse toksilisena, on palju igapäevasem. Seepärast ma eelistan viimasel ajal rääkida toksilisuse asemel lugupidamatusest, mida kohta britid ütlevad incivility. Ja kui see lugupidamatus on valdav, kui me näeme seda regulaarselt, siis tegelikult ta täpselt samamoodi sööb seda indu, seda tööd teha.
Näiteks lugupidamatuna tajutakse seda, kui kogu aeg nähakse, kuidas teisi kolleege taga räägitakse. Lugupidamatuna tajutakse kõiki neid nähvamisi ja karjumisi olukordades, kus ainuke asi, mis sa tahad teha, on konsulteerida kellegagi. Lugupidamatuks peetakse ka neid näljakaid vimmasid, mis me võime üksteise vastu pidada. Näiteks mulle väga meeldis Anni lugu, kes ükskord lukustas arvuti, teine arst ei osanud seda lahti teha ja siis solvus pikaks ajaks tema peale. Üks õde enam ei mäleta isegi, mis põhjusel keeldus tema patsientide verd võtmast 6 aega. Anni rääkis mulle, et iga kuu ta suutis vähemalt 1 inimesega pikaks ajaks tülli minna. Ja kui selline kogemus on valdav, siis ta tekitab tunde nagu munakoorte peal kõndimine. Nagu igal hetkel see granaat võib kusagil plahvatada. Ja sellel on taks. Kui on uuritud lugupidamatut käitumist töökeskkonnas, siis on leitud, et kusagil 80% nendest inimestest, kes kogevad lugupidamatust, kaotavad aega muretsemisele selle lugupidamatu seiga üle. Kusjuures nendes olukordades ei olnud lugupidamatus nende vastu, nad nägid, kuidas kedagi teist lugupidamatut koheldi ja ikka nad kaotasid aega selle pärast muretsemisele. 63% hoiduvad kolleegist ja me kõik teame, kui ohtlik see on meditsiini kontekstis. 25% elavad teiste peal välja, mis tähendab, et lugupidamatus toodab lugupidamatust. Lugupidamatust on uuritud ka tervishoius. Näiteks mulle meeldis üks uuring, mis leidis, et anesteesia õdede efektiivsus langes 33% pärast lugupidamatuse kogemist ja nad ise ei tajunud seda. Ehk siis nad tegelikult ei toiminud nii hästi, kui nad on võimelised, aga nad ei saanud arugi sellest. Ja see selgitab seda, miks me kohati normaliseerime lugupidamatust. Me ei saa aru, kui suur selle mõju on. Aga selle mõju võib olla tohutu ja just nimelt patsientidele. Neid lugusid, nagu rääkis mulle Maarja, ma olen kuulnud ja näinud siin haiglas töötades samamoodi. Kui koroona tippajal sain sageli kõnesid alles siis, kui patsient oli sinine ja kopsuturses, sellepärast, et ta ei tahtnud, õde ei tahtnud eelneva valvarstliga rääkida. Ta ootas, et Maarja tööle tuleks. Ja kui me näeme selliseid olukordi, kus me tegelikult patsiente ei aita nii palju, kui me tahame, siis see ka õõnestab seda sama tähenduslikkust, mida me tajume selles töös. Aga mida teha, kui me töötame keskkonnas, kus on lugupidamatust? Mina paneksin siin lõviosa raskusest juhtidele. Ja ma arvan, et esimene asi, mida iga juht peaks tegema, on vaata peeglisse. Kas võib olla mingisuguseid käitumismustreid sinu juures, mis kuidagi õigustavad lugupidamatust? Aga oletades, et keegi teist ei ole siin mölakas, on tegelikult mõned väga lihtsad asjad, mida te võite teha. Ja ma kutsun seda baashügeeniks. Ja kuidagi juhtus, et nad kõik hakkavad V-tähega. Number 1, värbamine. Kui te võtate kedagi tööle, kas te lihtsalt vaatate, et oleks hea spetsialist, või te vaatate ka seda, et oleks hea inimene? Kui te loote meeskonda, kas te panete paika lihtsalt töökorralduse või te lepite ka kokku oma meeskonna väärtused? Te lepite kokku, kuidas me üksteist siin tiimis kohtleme. Ja kui keegi ei pea kinni nendest väärtustest, kas te lasete sellel minna, et mitte rikkuda töörahu, või te sekkute ja kasutate seda olukorda, et kinnistada selle meeskonna väärtuseid. Ja viimane on vallandamine. Kui keegi ikkagi pidevalt ja püsivalt käitub lugupidamatult vastu selle organisatsiooni ja selle meeskonna väärtustele, kas te laiutate käsi ja ütlete, et tööjõuturg on keeruline, asendajad pole leida, või te loobute sellest töötajast, saades aru, et võib-olla põhjus, miks meil on keeruline asendajat leida, on sellepärast, et meil töötavad siin sellised inimesed. Aga see on baashügeen. Me saaksime minna palju kaugemale sellest. Kui uuriti Eesti noorte ootuseid tööandjale, siis number 1 ootus oli huvitav töö. Number 2 oli võrdne kohtlemine. See tähendab seda, et see ei tähenda, et kõigil on võrdsed oskused, aga see tähendab seda, et mis on lubatud ja mis on keelatud, on kõigile täpselt sama. Arstile ei ole lubatud seda, mida ei ole õele lubatud, ei ole lubatud seda, mis on hooldajale lubatud. Ja ma arvan, et kui ma räägiksin tervishoiujuhtidega, siis ma arvan, paljud noogutaksid ja ütleksid, et jaa, absoluutselt.
Meil on kõik võrdsed, meil ei ole mingisuguseid erisusi selle põhjal, kas sa oled õde või arst või logopeed või kes iganes. Aga ma paluks teil nüüd anda käega märku, kui paljud teist töötavad osakonnas, kus arstidel ja õdedel on eraldi puhkeruum. Omajagu. Ometigi on see omamoodi ebavõrdsus. Miks me lööme lahku oma personali? See tegelikult saadab täpselt samamoodi selle sõnumi, et kusagil oleme meie ja kusagil on nemad. Ja nemad on alati halvemad kui meie. Ja samamoodi traditsioonidega. Väga paljudes üksustes, kus mina olen käinud, on väljasõidud arstidele, on väljasõidud õdedele, on üritused arstidele, on üritused õdedele. Ühisüritusi tehakse tegelikult üsna harva, aga see on muutumas. Ja viimane asi, mida te saate juhina teha, on küsida tagasisidet. Küsida seda tihti, küsida proaktiivselt, sest ärge eeldage, et inimesed tulevad teie juurde selle murega, et kusagil on lugupidamatu käitumine. Aga samamoodi peate ise näitama ka välja avatust, et inimesed võivad teie poole pöörduda. Ma ei ole väga suur avatud ukse fänn ise. Ma ei suuda keskenduda, kui mu uks on lahti, aga ma respekteerin näiteks seda, mida teeb meie neuroloogiakeskuse juhataja, kes teadlikult hoiab oma ust lahti. Just nimelt selleks, et inimesed tuleksid tema juurde kõikvõimalike muredega. Ja viimane on see, et kui keegi päriselt pöördub teie poole, kuidas te reageerite sellele? Ja kes on mind varem kõnelemas kuulnud, võib-olla oskab vastata, mis on alati õige vastus tagasisidele? Aitäh! Vahet ei ole, sa ei pea nõustuma selle tagasidega, sa võid olla konstruktiivselt selle lahenduse vastu, mida sulle pakutakse, aga sa võid alati tänama selle eest ja mitte kunagi ei peaks kritiseerijat ründama, sellepärast et see on see, kuidas sa saad ka selle järgmise tagasiside kätte. Ja minu viimane slaid räägib sõnaga sellest, mida me kõik saame teha selleks, et meie töökeskkond oleks vähem toksiline, rohkem lugupidav. Number 1 on see, et kui sinu käest küsitakse, kas sa päriselt annad tagasisidet? Ja kui sa ei julge seda tagasisidet anda oma otsesele juhile, kas sa julged minna kas või anonüümselt eetikakomitee juurde või siis kõrgema juhi juurde, see on oluline. Enamasti seda tagasisidet küsitakse heas usus. Aga kui te ei julge seda anda, ei saa süsteemid paraneda. Punkt 2. Kas te leiate aega lahkuseks? Ma saan jumalasti aru, et kui tööpäev on pikk, koormus on kurnav, on jube raske olla vastutulelik teiste suhtes, olla nende suhtes mõistev. Aga mulle väga meeldib seda, mida ütles Bob Klaber, kes on tervishoiu lahkumise liikumise juht. See on see, et lahkus on alati valik. Meil kellelgi pole aega mitte millegi jaoks. Aga me teeme aega nende asjade jaoks, mida me peame oluliseks. Ja kui lahkus on meie jaoks oluline, siis teeme selle jaoks aega. Ja viimane küsimus on see, et kas me käitume oma enda tõekspidamiste järgi. Nüüd see, mis on õige käitumine, mis on vale käitumine, seda on debateeritud aastatuhandeid. Mulle endale meeldib T.M. Scannoni mõte, et on mingid asjad, mida me üksteisele võlgneme. Me võlgneme üksteisele sellist kohtlemist, mille suhtes mitte ühelgi mõistlikul inimesel ei saa olla vastuväiteid. Jah, ma olen nõus, me ei saa kõiki teha õnnelikuks, aga me saame näha vaeva selle nimel, et me aktiivselt oma tegevusega ei tee kõiki õnnetuks. Ja miks me peaksime seda tegema? Sest see on meie huvi. Me keegi ei taha töötada töökeskkonnas, kus nähvamine on okei, kus vimmapidamine on okei. Ja me keegi ei taha olla see kolleeg, kelle pärast teised kolleegid lahkuvad. Nii et kui see on meie enda huvi, siis seisame selle eest. Aitäh! Aitäh, Priit! Ja sul on tulnud väga palju küsimusi. Mõnda me jõuame siin küsida, osad ma võtan meie paneeli kaasa ja osasid saab Priidult alati küsida, millal iganes sa teda näed, võta nööbist kinni või kirjuta või helista ja küsi. Aga hakkame otsast peale kõige populaarsematest, vaatame, paar tükki jõuame. Kuidas saame vähendada töökeskkonnas tekkinud pinget ja negatiivset mõju, kui on töötaja, kes pidevalt kaalub lahkumist, kuid ei tee seda ning kelle suhtumine mõjutab halvasti kogu meeskonna motivatsiooni ja õhkkonda? No jällegi hästi raske on anda nõu mitte olla selles töökeskkonnas sees, aga puhtalt nende faktide põhjal mulle nagu tundub, et võib-olla see on nii selle töötaja enda huvides kui meeskonna huvides vestelda temaga. Võib-olla tal oleks aeg lahkuda, võib-olla ta oleks õnnelikum kusagil mujal. See ei tähenda, et ta oleks kehv töötaja, aga see lihtsalt tähendab seda, et tema huvid ja meie huvid ei klapi.
ja tal oleks parem kusagil mujal. Aitäh, räägi inimesega, väga hea soovitus. Toksiline töökeskkond kaalub tihti üle fakti, et oma töö meeldib. Kuidas sellist keskkonda saaks muuta inimene, kes ei ole ise juht, kui toksilisuse põhjus on näiteks juhis? See on kõige keerulisem olukord, kui toksilisuse põhjus on juht ise. Ma tean väga hästi, kui suur on see hirm tervishoius, eriti nendel, kes on selle nähtamatu hierarhia alumisel pulgal juhi vastu sõna võtta. Ja ma olen ka kahjuks näinud olukordi, kus on juhi vastu sõna võetud ja see on karmilt kätte maksnud. Ma arvan, et see on ühe organisatsiooni suurim vastutus seista oma kõige nõrgemate eest. Mis tähendab seda, et kui sa ei saa selle üksuse töötajana pöörduda oma juhi poole, sinu juht ise on see, kes kõigi elu põrguks teeb, siis sul peab olema see psühholoogiline turvalisus minna tema juhi juurde ja võib-olla sellest kõrgemale. Ma väga loodan, et regionaalhaigla on selline organisatsioon, aga ma tean ka, et meil on palju tööd teha, et seda turvalisust tuua veel. Hästi nõus sinuga, aitäh. Ja võtame ühe veel ja see on selline spekulatiivne küsimus. Juht, kaasa arvatud sina, teeb tööd 24/7, mitte 8 tundi. Kuidas seda muuta? Kuidas seda muuta? Ma arvan, et selles mõttes jällegi see on teadlik oma aja juhtimine. Väga teadlikult, mina olen töötanud selles olukorras, kus näiteks mina käisin koolis kella 8-4 ja siis töötasin ülejäänud päeva teises töökohas. Ja sa pead mingid asjad lihtsalt endaga kokku leppima, mingid piirid, millest sa üle ei lähe, mingid lubadused ise endale. Minu jaoks näiteks oli see, et on vähemalt 1 päev nädalas, näiteks laupäev, kus ma absoluutselt keeldun. Ma ei tee mingisugust tööd, ma veedan selle aja oma perega. Ma arvan, et see on üks väga hea soovitus. Aitäh, neid küsimusi on tõesti palju, aga ma olen teadlik ajast. Aitäh, Priit. Mõne küsimuse võtame paneelis ja mis jäävad vastamata, tulevad Priidule teisel viisil.